Sudaani sõjavägi teatab, et on kindlustanud kriitilise varustustee Hartumi ja Ellobeidi vahel. Armee sõnul tõrjuti kiirtoetusjõudude võitlejad Al-Sadara maanteelt pärast 2 päeva ränka lahingut. See võib potentsiaalselt taastada juurdepääsu Ellobeidile. Umbes 500 000 inimest seisid silmitsi piiramisolukorraga ja tõsise veepuudusega ja droonirünnakutega. Kuid värsked droonirünnakud väidetavalt RSF-i poolt tabasid linna pärast armee edasiliikumist. Ja kuna mõlemad pooled väidavad endiselt, et on kogu Põhja-Kordofaanis edu saavutanud, mitme lähedal asuva piirkonna kontrolli on endiselt raske iseseisvalt kinnitada. See on vaid viimane peatükk juba 3 aastat kestnud sõjas, mis on haaranud Sudaani. Meie Alex Schloss vaatab lähemalt, millised jõud sellest sõjast räsitud riigis tegutsevad. Sudaani kodusõda puhkes 2023 aastal, kui riigi 2 mõjukaima kindrali võimuvõitlus paiskus lahinguteks Hartumis ja levis üle kogu riigi. Ühel pool on Sudaani relvajõud, mida juhib kindral Abdel Fattah al-Burhan. Teisel pool on kiirtoetusjõud ehk RSF, paramilitaarne rühmitus, mida juhib Mohammed Hamdan Dagalo, tuntud ka kui Hemeti. Need 2 meest olid varem koos töötanud, sealhulgas Sudaani 2021 aasta sõjaväelise riigipöörde ajal, kuid nad pöördusid teineteise vastu selle üle, kes riiki juhib ja kuidas RSF armeesse integreeritakse. Välisriikide sekkumine on samuti aidanud sõda pikendada. Egiptus toetab tugevalt armeed, samal ajal kui Türgi ja Iraan on väidetavalt tarninud droone ja muud sõjatehnikat. RSF-i süüdistatakse laialdaselt selles, et nad saavad relvi ja rahalist toetust Araabia Ühendemiraatidelt läbi Tšaadi ja Ida-Liibüa. Kuid Araabia Ühendemiraadid eitavad kummagi poole toetamist. Väidetavalt on sadu endisi Kolumbia sõdureid värvatud RSF-i abistama ja Wagneriga seotud Vene võitlejaid süüdistati samuti sõja varasemas etapis rühmituse toetamises. Poliitiline lõhe on keeruline. Endise diktatuuri Omar al-Bashiriga seotud islamistlikud rühmitused võitlevad koos armeega. RSF seevastu esitleb end islamistide vastase jõuna ja toetab ilmalikku riiki, kuid see loodi samuti Bashiri valitsemise ajal. Mõlemad poolt on süüdistatud ulatuslikes sõjakuritegudes, sealhulgas tsiviilisikute ründamises ja hukkamistes, piinamises, seksuaalvägivallas, rüüstamises ja humanitaarabi blokeerimises. Mõned kõige tõsisemad süüdistused keskenduvad RSF-ile ja liitlasest Araabia relvarühmitustele Darfuris. Neid süüdistatakse mitte Araabia kogukondade sihtimises, eriti masalide, tapmiste ja sunniviisilise ümberasustamise kaudu selles, mida USA ja inimõiguste organisatsioonid on kirjeldanud kui genotsiidi. Sudaani armee seisab samuti silmitsi keemiarelvade kasutamise süüdistustega. USA väidab, et Sudaani väed kasutasid 2024 aastal keemiarelvi ning kehtestas sellele vastuseks hiljem sanktsioonid. Sudaani sõda on lõppkokkuvõttes võitlus selle üle, kes riiki kontrollib, selle ressursid, relvad ja riigi välisliidud ja kas järgmine valitseja saab olema Burhan või Hemeti.